tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Nagu lubatud, alustan sellest nädalast siis uuesti videote üleslaadimisega Võrkturunduse lehele ja suve vältel laen siis igal nädalal ühe uue video. Selles videos räägin ma siis sellest, et kui sa oled jäänud nii-öelda paigalseisu. Kas sa oled tundnud, kui sa oled oma äris kuidagi seisma jäänud, selline seisak on tekkinud, ehk siis sa nagu tegutseksid, aga samas asjad nagu ei taha eriti hästi liikuda. Mina tean ühte moodust, kuidas ka teistes ärides saada nagu liikuma. Ja see on see, et selleks, et seisakust edasi minna, on sul vaja korralikku puhangut. Ühte sellist plahvatust, mis paneks sind liikuma. Tee midagi teistmoodi. Tõsta oma intensiivsuse taset. Hakka rohkem sihipäraselt tegutsema. Kui sa räägid näiteks tavaliselt 1-2 inimesega päevas, siis räägi nüüd vähemalt 5. Või kui sa räägid näiteks, ütleme, et 5 inimesega nädalas, siis räägi nüüd näiteks 15 nädalas. Suurenda oma tegevust seal, kus sa ise tunned, kus seda kõige vähem on. Ja proovi puhkeda kuidagi õige. Ole põnevil, nagu see oleks sinu kõige esimene nädal võrkturundusäris. Nii siis, kui sa just alustasid. Kõige olulisem on see, et sa oleks aktiivsem vähem aja jooksul. Loo selline vältimatus ja tekita eneses huvi. Motiveeri ennast. Motiveeri ennast rohkem tegutsema ja üks võimalus, kuidas seda teha, võib olla see, loo mõne inimesega oma nii-öelda kas meeskonnast või siis üldse oma organisatsioonist loo selline väike võistlus. Näiteks järgmise tasemini või näiteks kes toob rohkem inimesi selle aja jooksul, kes teenib rohkem, mis iganes, siis see ka ei oleks. See oleks hea, kui see ei oleks sinu ei üla- ega alaliinist, vaid lihtsalt inimene sinu organisatsioonist, kellega sa saad küll hästi läbi, aga sa tunned, et ta on sulle vääriline vastane. Ja see paneb sind liigutama, sest et ega me keegi ei taha ju tegelikult kaotajaks olla. Ja tavaliselt, ei ole nii, et professionaalsed võrkturundajad, et neil ei teki seisakut. Meil kõigil tekib see, me vahel muutume laisaks või kui mitte laisaks öelda, siis me lihtsalt tegeleme muude asjadega või fokusseerime mõnele muule tegevuse rohkem oma energiat kui peaks. Ja tegelikult sa ei vaja mitte midagi rohkemat kui näiteks 2 nädalat või kuu aega pühendumist. Lükka kõrvale kõik välised segavad tegurid, televiisorid, mingisugused sellised asjad, mis tavaliselt, mida sulle meeldib tavaliselt teha, aga proovi, et sa neid selle aja vältel nii väga nendega ei tegeleks. Ja mida sa peaks tegema on see, et mõnikord võib-olla aitab sind õppimine. Koolita ennast. Vaata mõnda videot, kuula CD-plaati, loe raamatut, võta osa mõnest seminarist. Murra läbi see energiatase, mis sind takistab hetke. Sest et see võtab küll natukene aega ja võib-olla natukene ebameeldiv, aga usu, see on väärt, see paneb sinu organisatsiooni elama. Sa vajad natukene teistsugust intensiivsust. Ja mis on selle asja juures veel väga hea on see, et sina kui ülaliin oma meeskonnale näitad, et sa hakkasid tegutsema. Nüüd, kui sina tegutsed ja sinul tulevad tulemused, siis see paneb ka kõik teised, kes on sinu meeskonnas või enamus neist tegutsema. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!